Tere armsad raadiokuulajad, mina olen Harri Raudvere ja täna jätkame Nõmme raadio eetris laupäeviti olevat saatesarja. Minu käsitletavad teemad on võetud elust enesest ning saanud alguse meie peaministri härra Andrus Ansipi ilusast ja eleroosast unistusest, milles eestlastel oleks lähitulevikus koht 5 jõukama rahva hulgas. Eelmises saates käsitlesime vaesusega kaasnevaid nähtusi ja seda sellepärast, et mõista, mille vastu tuleb võidelda või mida tuleb tõrjuda, et peaministri unistus ka kunagi reaalsuseks võiks saada. Samuti saime ka teada, et peamiseks vaesuse all kannatava ühiskonnaliikme probleemiks on sotsiaalne tõrjutus koos oma erinevate esinemisvormidega. Ma uskusin, et sellel teemal pole mõtet rohkem peatuda, kuid siis mõistsin, et sotsiaalset tõrjutust terviklikult käsitlemata ei saa mööda minna ühiskonnas kõige haavatavamatest isikutest. Ja mis te arvate, kes need võiksid olla? Kas pensionärid? Kindlasti mitte. Loomulikult lapsed. Lapsed on kõige kaitsetumad, sest nad ei saa ise oma elu juhtida, võtta vastu otsuseid oma elu korraldamise osas ning sõltudes sotsiaalse keskkonna mõjutustest on abitud oma probleemidega iseseisvalt toime tulema. Ühesõnaga, see keskkond, millesse lapsed sünnivad, kipub määrama ka nende edasise käekäigu. Sotsiaalne tõrjutus lapseeas suunab isiku kujunemist, mõjutades täisikka jõudmisel maailmavaadet ning toimetuleku võimaluste maksimaalset ärakasutamist. Vaesusest tingitud ilmajätus väljendub lapse esmastes ühiskondlikes suhetes, milleks on koolikeskkond ning kus toimub lapse esmane sotsialiseerumine. Rahvastiku varalise kihistumisega kaasnevad tagajärjed võimenduvadki eelkõige koolis, kus erinevate võimalustega lapsed moodustavad ühtse koosluse, olles pidevalt vastastikuses mõjusfääris. Kui täiskasvanud inimesel on võimalus valida suhtlusringkonda oma sotsiaalset gruppi arvestades, siis koolikeskkonnas need võimalused puuduvad, soodustades ning rõhutades sotsiaalse tõrjutuse teket. Mitmed uuringud kinnitavad, et majanduslikult vähekindlustatud lapsi tõrjutakse koolis nii õpetajate kui ka eakaaslaste poolt. Lapse areng saab ju alguse perekonnast, kus lastel on ülalpeetava seisund ja ülalpeetavana on neil vähe võimalusi oma olukorda muuta ning nende heaolu ja käekäik on tihedalt seotud leibkonna täiskasvanud liikmete toimetuleku tasemega, mida mõjutavad ka ühiskonnas toimuvad protsessid. Kui lapsed elavad leibkonnas, kus on ebasoodus leivateenijate ja ülalpeetavate suhe, muudab see neid vähe kaistuks vaesusriskide suhtes. Sellest tulenevalt määravad ka lapse edaspidise ellusuhtumise ning võime oma elu juhtida hoiakud, mis perekonnas valitsevad. Perekond on haavatav, kui pere reaalsissetulek ei kata põhivajadusi ning laps peab igapäevaselt puudust tundma elementaarsematest asjadest. Laste sotsiaalselt tõrjutuks kujunemise ohu tõsidus ilmneb faktis, et Eestis on vaeste, eriti süvavaeste hulgas lapsi kõige rohkem. Üle veerandi lastest on süvavaesed ja see puudutab eriti üksikhooldajate või töötute vanemate lapsi. Suurte perede lastele ei jõua vanemad osta täisväärtuslikku toitu, riideid ega ka koolitarbeid. Eestis seostatakse tavaliselt sotsiaalseid probleeme ning vaesust laste hulgas eelkõige siirdeühiskonna kaasnevate nähtustega. Samas väidab UNICEF-i uurimiskeskuse direktor Marta Santos Pais, et ka enamuses rikkamates riikides kasvab vaesuses olevate laste osakaal
ulatudes juba kuni 24%-ni. Ta väidab, et laste vaesuse küsimus ei kuulu poliitiliste prioriteetide hulka. Euroopa Liidu riikidest on vaeste laste hulka suudetud vähendada üksnes Prantsusmaal, Kreekas ja Suurbritannias. Poolas, Luksemburgis ja Tšehhis on vaesuses elavate laste arv suurenenud üle 4%. Globaalselt on olukord kõige hullem Ameerika Ühendriikides ja Mehhikos, kus vaesuses elab vastavalt 21,9% ja 27,7% lastest. Vaeste laste osas on kõige vähem probleeme Põhjamaades. Taanis peab vaesust kannatama 2,4% lastest ja Soomes 2,8% lastest. Tundub mõistetamatuna, et ka Ameerika Ühendriikides on olukord sedavõrd hull. Aga kui arvestada, et finantskapital kontsentreerub ning lokaalset raharinglust pärsib monopolide jätkuv pealetung, siis pole midagi imestada. Ameerika Ühendriigid on ka selle nähtuse lipulaevaks. Üheks omapärasemaks faktiks on veel asjaolu, et pere sissetulekud on tunduvalt tugevamalt seotud lapse saavutuste ja võimetega kui tervise ja käitumisega. Ning tähelepanuväärne on see, et varane lapsepõlv näib olevat ajajärk, mil pere majanduslik seis loeb lapse suhtes kõige enam. Koolieas on lapse tõrjutus väga tihedalt seotud otseselt kooliga, tähendades konflikte klassikaaslastega, üksindust koolis ja teiste poolt erandlikuks pidamist, koolikiusamise ja vägivalla kogemusi ning hirmu nende ees. Sellist tõrjutust nimetatakse koolitõrjutuseks, mida saab vaadelda sotsiaalse tõrjutuse ühe osana. Ka vanemad ei ole alati täies ulatuses teadlikud laste probleemidest koolis. Rohkem teavad vanemad õpiraskuste esinemisest lastel. Suhtlemine, osaluspuudujäägid, sisemine üksildus, kaitsetus ja mahajäetustunne on vanemate ees rohkem varjatud. Probleemid, mis arvatakse vanemate jaoks olevat kesksed, ei pruugi laste jaoks olla olulised, sest vanemad projekteerivad oma probleemid lastele. Laste tegelikud probleemid on eksistentsiaalsemad ja teiselt poolt rohkem koolisuhtlemisega seonduvad, kui vanemad seda üldse arvata oskaksidki. Lastega seonduvaid probleeme on palju käsitletud. Tavaliselt puudutavad nad leibkondade toimetulekut, ilmajäetust, koolikohustuse mittetäitmist ja nii edasi. Laste endi seisukohti ning objektiivseid võimalusi abi saamisteks sellistes olukordades, kuhu laps on siis sattunud kas ilmajäetusest tingitud sotsiaalse tõrjutuse või muudel põhjustel, on uuritud oluliselt vähem ning äärmiselt pealiskaudselt. Nii ei selgitata küllaldaselt välja põhjuseid, miks lapsed koolist põhjuseta puuduvad, miks õpiraskustel on koolikohustuse mittetäitmise põhjuste hulgas suur osakaal, vaatamata sellele, et hariduse omandamise hõlbustamiseks on loodud mitu abinõu, no näiteks tasandõppe, individuaalõppe, kõiksugu internaadid. Ja ei oskagi päris täpselt öelda. Sotsiaalse tõrjutuse ilmingud koolis omavad tegelikult otseseid seoseid õppetöö kvaliteediga. Sotsiaalsete probleemide mõju õppetöö kvaliteedile loob olukorra, kus pedagoog peab korvama kodukasvatust. Kuigi koolireeglid on koolis kõigile kohustuslikud, ei kattu need kaugeltki mõne lapse kodus domineerivate normidega ning õpetaja oskused ja suutlikkus luua normaalne õpikeskkond on vahetus seoses sotsiaalsete probleemide hulgaga klassis. Kodukasvatuse puudujäägid sotsiaalse tõrjutuse riskirühma lastel
on lapse tõrjutuse süvenemise olulisemad tegurid, sest väike silmaring raskendab lisaks majanduslikule ilmajäetusele diskussiivset suhtlemist, mis võimaldaks pedagoogil leevendada ning maandada sotsiaalsest tõrjutusest tingitud probleeme. Uurimustega on tuvastatud, et vaesematest peredest pärit lastel esineb loomupärane mahajäämus võrreldes kõrgema sotsiaalmajandusliku staatusega perede lastest. Näiteks on tuvastatud, et vaesemate perede laste on mahajäämus motoorsetes oskustes kuni 6 kuud ja keelelistes väljendusoskustes võib selline mahajäämus ulatuda isegi aastani. Ja mismoodi tagada selliste ilmingute korral klassis ühtne teadmiste tase? Usutavasti peaksid sellealased teadmised olema isikutel, kes viivad ellu haridusreforme. Seega saame väita, et materiaalsed riskifaktorid seisavad sageli paljude individuaalsete riskifaktorite taga ja selline erinevus klassikollektiivis on kindel tõrjutust esile kutsuv faktor, mille raskuskese jääb ka jälle kahjuks õpetaja kanda. Kuid samas lähevad ka õpetajate arvamused oluliselt lahku küsimustes, milles avaldub üldse laste võimalik sotsiaalne tõrjutus. Üldise tendentsina märgitakse küll nii maal kui linnas laste vaesusest tingitud probleeme. Kuid samas viidatakse asjaolule, et perekonna roll on üldiselt nõrgenenud ning laste jaoks ei jätku oma töökohta hoidvail ning elatist teenival vanemail enam aega. Halvim variant on aga see, kus laps on ilma nii materiaalsetest vahenditest kui ka hoolitsusest. Ka õpetajate side peredega on mõnevõrra nõrgenenud, kuigi maakohtades ja väikelinnades on perede seisund üldiselt teada. Nii nagu me juba märkisime, on tõrjutus koolielu igipõline ja kurb nähtus. Siin ei ole märgata soolist erinevust, nagu tuleb esile õpiraskuste ja käitumishälvete puhul. Tõrjutusel on tugev kasvutendents just nimelt vanemate klasside suunas. Tõrjutuse motiive ja riskifaktoreid on palju. Õpilaste lohakus, räpasus, määrdunud riided, mis võivad seostuda pere toimetulematusega, lapse edasijõudmatusega koolis ja samuti saamatusega suhtlemisel. Seniste uuringute tulemusi analüüsides võib järeldada, et sotsiaalse tõrjutuse motiividest on esikohal põhjused, mis on seotud lapse kodus valitseva majandusliku olukorraga. Samas aga ei tohi hinnata neid tõrjutuse faktoreid, mis tulenevad laste omavahelistest suhetest ning mis ei ole otseselt tingitud materiaalsest ilmajäetusest. Kuid eks suhted koolis peegeldavad ka suhteid kodus ning ütleb ka ju vanasõna, et iga laps on oma kodu peegel. Kool ongi see koht, kus sotsiaalne tõrjutus võib võtta palju erinevaid vorme. Näiteks sildistamine, isoleeritus ja türanniseerimine. Paljudel juhtudel sõltub õpilase heaolu klassis sellest, milline on tema koht kaaslaste hulgas, nii klassi horisontaalses või ka vertikaalses struktuuris. Ja nii ongi, et algklassides tõrjutuil on äärmiselt raske klassis oma staatust parandada. Murdeas suurenevad lahkelid ja vastastikune tõrjutus veelgi, ulatudes aeg-ajalt kooli vägivallani. Ja nii ongi, et tõrjutud lapsed satuvad koolis sageli kiusamise objektiks. Ja türanniseerimine ehk lihtsama sõnaga öeldus kiusamine on äärmiselt tõsine probleem. Tõrjutud lapse kiusamine on oluliselt lihtsam kui mitte tõrjutud lapse kiusamine, sest tõrjutud lapsel puuduvad üldjuhul abi saamise võimalused eakaaslaste hulgast. Ja see loobki eeldused, kus jõudude vahekord kiusajate ja kiusatava vahel
annab kiusajale ilmse üleoleku tunde. On erinevaid põhjuseid, miks last võidakse koolis kiusama hakata. Tavaliselt on kiusatav teistest lastest millegi poolest erinev. Ja alati ei peagi laps koolivägivalla ohvriks saamiseks midagi tegema või kuidagi eriliselt silma paistma. Põhjuseks võib olla ka inimese välimus või viis, kuidas kiusaja teise välimust enda jaoks tõlgendab. Ülemaailmse tervishoiuorganisatsiooni WHO poolt läbi viidud uuringute andmetel on Eestis väga kõrge koolikiusamise tase. Uuring näitab, et 11-aastaste seas on viimastel kuudel kiusatud vähemalt korra pea igat teist poissi ja igat kolmandat tüdrukut. Nende näitajate poolest oleme Euroopas Leedu ja Belgia järel 3. kohal. Kiusamine mõjutab õpilast mitmeti. Kui õpilast kiusatakse, on ju õpilase elu vilets. Nad võivad saada traumasid ja nad ei lähe rõõmuga kooli. Aja jooksul kaotavad nad aga usalduse ja austuse enda vastu ning süüdistavad ennast kiusamise esile kutsumises. See õnnetu olek mõjutab nende keskendumisvõimet ja õppimist. Osadel lastel võib esineda stressisümptomeid, kõhuvalu, peavalu, õudusunenäod või siis ärevushood. Osa lapsi väldib kiusamist nii, et jätab lihtsalt kooli minemata. Ja keskkoolis võivad õpilased valida õppeaineid pigem sellest lähtudes, et vältida teatud isikuid, kui sellepärast, et neile mingi aine meeldib või neil selles hästi läheb. Kõige ulatuslikum koolikiusamise uuring viidi läbi 1990. aastal Suurbritannias, kus küsimustiku abil küsitleti 2623 põhikooli ja 4135 keskkooli õpilast ühel poolaastal. Uuringu tulemused näitasid, et ei leidnud ühtegi põhikooli, kus oleks olnud vähem kui 19% õpilasi, kes teatasid, et neid on semestri jooksul korra kiusatud. Keskkoolide hulgas ei olnud kooli, kus kiusamise teatanute protsent oleks olnud alla 8% ja kiusamist esines igas koolis. Narrimine, löömine ja ähvardamine olid kõige sagedasemad otsese kiusamise vormid. Isoleerimine või sihilik klassikaaslaste kõrvale tõrjumine ning kuulujuttude levitamine olid kõige tavalisemad kaudse kiusamise viisid. Kiusamine võib olla üks ülalnimetatud vormidest või nende kombinatsioon. Kiusamine on oma olemuselt argpükslik tegu ning need, kes kiusavad, nad ka teavad, et tõenäoliselt pääsevad nad karistusest, sest kiusamise ohver ei suuda vastu hakata ning ilmselt ka ei räägi kiusamisest kellelegi, kuna ta on üldjuhul tõrjutu. Lisaks kiusamisest tingitud tõrjutusilmingutele võivad lapsi mõjutada koolis veel teised negatiivsed tundmused. Olulisemaks tundmuseks on hirm, mis ei pruugi olla seotud otsese või kaudse koolivägivallaga. Lapse ebakindel olek uues olukorras, mis nõuab temalt enesekindlust ja otsustavat käitumist, võib põhjustada ebakindlust, sest nad ei taha olla halvemad kui teised. Samuti võib ka õpilase enda norme eirav käitumine olla ühiskonnast eraldumise põhjuseks, luues eeldused tõrjutusilmingute tekkeks. Kaasaegsed pedagoogid ja erinevad sotsiaalteadlased on püüdnud lahti mõtestada sotsiaalse tõrjutuse olemust ja selle vastu võitlemisi võimalusi koolis. Järgmises saates vaatleme lähemalt, milliste abinõudega üritatakse koolis ja üldse lastevahelistes suhetes sotsiaalse tõrjutuse ilminguid likvideerida ning millised on Euroopa Liidu üleüldised visioonid ja abinõude programmid inimkonna suurima sotsiaalse probleemiga ja sellega kaasneva nähtuste leevendamiseks. Seniks soovime teile kõike kaunist ja kohtume juba järgmisel laupäeval samal ajal.